Tervist! On väga levinud arvamus, et kui su toidus on valgul suur osakaal, näiteks siis, kui sa teed regulaarselt jõutreeningut ja tahad, et selle tulemuste tagamiseks oleks su valgu tarbimine optimaalsel tasemel, siis rikub see pikema aja jooksul ära su neerud. Ma olen siin kanalis ja oma videotes rääkinud nõrkemiseni vajadusest tarvitada igapäevaselt suuri koguseid valku ja toonitanud ka, et eriti oluline on see eakamate inimeste puhul, mistõttu olen selliseid videoid ette valmistades pidevalt komistanud väidetele, et suurte koguste valgu regulaarne tarvitamine on neerudele kahjulik. Sageli on see väide või tegelikult laiemalt väide, et valgu söömine on tervisele laiemalt mingil moel kahjulik, lisatud ka minu poolt loetud teadusuuringutesse. Ja kui selle väite taga on olnud originaalallika viide, siis ma olen üritanud mööda seda viita edasi liikuda ja harilikult on see algallikas, milleni ma viimaks pärast ühte või mitut vahepeatust jõuan. Ütleme teaduslikult vähe väärtuslik, sest kujutab enesest mingisugust tundmatu loodusuurija artiklit eskimote toitumise eripäradest, mis kirja pandud eelmise sajandi 50. aastatel. Selliseid artikleid on tegelikult väga põnev lugeda, aga teaduslik väärtus, nagu ma ütlesin, on neil kahjuks väga pisikene. Aga võtame nüüd siis selle teema tõsisemalt ette ja vaatame, kas liigne valgu söömine võib olla su neerudele kahjulik ka siis, kui sa ei ole eskimo, kes on elanud 3/4 sajandit tagasi. Aga enne üks hoiatus ka, kui sul on probleeme neerudega, siis lähtu ikka ennekõike nendest soovitustest, mida annab sulle arst. Et kui sa selle video läbi vaatad, siis sa oled informeeritum ja oskad arstiga teema üle arutleda. Ka soovitan ma otsida enesele mõni selline arst, kellele silmad ikka säravad ja kes loeb regulaarselt teadusuuringuid ja hoiab ennast valdkonnaga kursis. Sest mina näiteks puutusin isiklikult ühte oma eelmist videot tehes ja seda videot ma ka väga soovitan kokku ühe neeruarstiga, kelle teadmised ja veendumused pärinesid eelmise sajandi 70. aastatest ja kes ajas mulle sellist jama neerude tervise ja laiemalt inimese organismi toimimise kohta, et mul tõesti tõusid kulmud kuklasse ja jäid ausalt sinna mitmeks päevaks. Okei, aga läheme nüüd teema juurde. Kui me räägime suurte koguste valgu tarvitamisest ja neeru tervisest, siis võib leida uuringuid seinast seina. See on, kui ma tegeleksin kirsi noppimisega, ehk siis tahaksin esile tuua ainult selliseid uuringuid, mis kinnitavad, et valgu tarbimine neeru tervist ei halvenda, siis ma leiaksin mitukümmend sellist teadustööd. Kui ma tahaksin tõestada vastupidist, siis nii palju teadustöid ma ei leiaks, aga paraja portsu ikkagi ja seda eriti juhul, kui ma saaksin uuringu andmetest tuua välja selektiivselt ainult teatud näitajaid. Aga mida siis teha, kui mõned uuringud väidavad niipidi ja mõned uuringud väidavad naapidi? Siis tuleb vaadata andmete tervikut ja võtta ette näiteks metaanalüüsid, mis on seda asja natukene laiemalt uurinud. Ja mis koondavad endas suurt hulka antud vallas tehtud uuringuid ja vaatavad, milline on nende põhjal mõju. Ja võtame siis ette 2024. aasta juunist pärineva süsteemse ülevaate ja metaanalüüsi, mille raames otsiti suurt hulka varasemaid uuringuid ja artikleid koos vaadeldes vastust küsimusele, kas valgu tarbimise ja kroonilise neeruhaiguse tekke riski vahel on olemas seos. Krooniline neeruhaigus on diagnoos, mis näitab, et su neerud ei suuda enam vajalikul määral filtreerida verest vedelikke ja jääkained. Ja selle diagnoosimiseks kasutatakse erinevaid proove ja teste ja kõige hullemal juhul on su neerud siis nii kehvas seisus, et on tekkinud olukord, mida nimetatakse neerupuudulikkuseks. Sellest uuringust selgus üheselt, et see, kui sul toidus on valkudel suur osakaal ja sa tarvitad neid suures koguses, vähendab oluliselt riski haigestuda kroonilisse neeruhaigusesse. Ja see seos toimib nii loomse kui ka taimse valgu puhul, kusjuures taimse valgu puhul on seos tugevam. Paneme siia kõrvale veel ühe väga põhjaliku teadustöö, mis pärineb aastast 2018 ja kus leiti samuti, et valgu tarbimine ja sealhulgas valgu tarbimine, mis ületab ametlikke soovitusi, ei ole terve inimese neerudele ohtlik. Ja siis me saamegi tegelikult siia kohta tõmmata ühe paksu ja rasvase vahejoone, sest me teame nüüd, et see,
kui su igapäevases toidus on palju valku, ei ole su neerudele kahjulik, vaid on pigem siis nagu kasulik juhul, kui sa oled terve inimene. Aga oletame, et sul on juba tekkinud krooniline neeruhaigus ja arst on sulle vastava diagnoosi pannud või siis on sul neerudega lood kehvad, ent sa isegi ei tea veel seda, sest nii võib ka ju vahest juhtuda. Kas sellisel juhul on suure valgusisaldusega dieet toitumine sulle ohtlik? Sellele küsimusele vastuse leidmiseks võtame ette 2024. aastast augustist pärineva analüüsi, kus vaadeldi valgu tarbimise mõju 8543 mehele ja naisele, kel vanust vähemalt 60 aastat ja kellest osal oli juba tekkinud kroonilise neeruhaiguse mõõdukas või keskmine tase. Kuna selle uuringu tulemused on nüansirikkamad, peaksime me enne tulemustele pilgu pealeheitmist välja tooma, kui palju valku on õigupoolest palju. Ametlikud soovitused valgu tarbimise osas ütlevad, et täiskasvanud inimene peaks tarvitama igapäevaselt 0,8 grammi valku iga oma kehakaalu kilo kohta. Tänapäeval üldiselt leitakse, et see on ilmselgelt liiga vähe ja see on madal valgu kogus ja tegelikult peaks see kogus olema vähemalt 1 gramm valku iga su kehakaalu kilo kohta. Kusjuures, kui sa teed regulaarselt jõutreeningut ja see, et sa teed regulaarselt jõutreeningut on iga inimese jaoks vajalik ja mõistlik, siis on su valgu vajadus ligikaudu 1,4 kuni 1,6 grammi valku iga su kehakaalu kilo kohta. Igapäevaselt hästi rasket jõutreeningut tegevad inimesed, vahest nad teevad 2 treeningut päevas, nemad peaksid siis tarvitama isegi kuni 2,2 grammi valku iga kehakaalu kilo kohta. Aga tavalisel inimesel, nii nagu sina ja mina, kes käivad jõusaalis 3-5 korda nädalas, ei näi tekkivat olulist lisakasu või ei teki üldse kasu, kui sa tarvitad valku enam kui 1,6 grammi iga kehakaalu kilo kohta. Aga läheme nüüd tulemuste juurde. Võrrelduna nendega, kes tarvitasid päevas miinimumkoguse valku, ehk siis, nagu me rääkisime, kuni 0,8 grammi kehakaalu iga kilo kohta, oli päevas 1 kuni 1,6 grammi valku kehakaalu iga kilo kohta tarvitavatel inimestel 12% kuni 33% madalam põhjustülene surmarisk juhul, kui neil oli krooniline neerutõbi ja 23% kuni 49% madalam põhjustülene surmarisk juhul, kui neil ei olnud kroonilist neerutõbe. Mõlemal puhul, kusjuures see on väga oluline info, oli kõige madalam surmarisk seotud kõige suurema igapäevase valgu tarbimisega, ehk siis mida rohkem sa valku tarvitasid, seda väiksem oli su põhjustülene surmarisk. Ma olen üldiselt uuringu läbi viinud teadlaste arvamusega nõus, et tõenäoliselt ei jälgi me siinkohal mitte otsest mõju neerudele, vaid suurema koguse valgu igapäevasel tarbimisel on lihtsalt eakate organismile nii tugev positiivne mõju, et see, kas ja kuidas see mõjutab nende neerude tervist otseselt, ei olegi tegelikult lõppkokkuvõttes ülemäära tähtis. Kui eakas inimene tarvitab liiga vähe valku, siis ta kõhetub, ta lihas kõhetub, ta muutub nõrgemaks immuunsüsteem, ta luud lähevad hapramaks ja 100 häda tuleb veel kallale. Ja üks huvitav asi, mis mulle silma torkas selle uuringu puhul, kui tervete inimeste puhul näitab analüüs, et neerudele on nii-öelda kasulikum taimne valk, kusjuures tegelikult ma arvan, et küsimus ei ole mitte valgus, vaid valgutüübiga kaasnevates toitumise eripärades, mis tähendab, et kui sa toitud tervislikult, siis taimse valgu eelis kaob. Aga sellisel juhul kroonilist neeruhaigust põdevatel inimestel on taimse valgu ja selle tarvitamisest tekkiva tervise plussi seos palju nõrgem. Ehk siis nende puhul me ei näe uuringust, et taimse valgu kasutamine oleks neile nagu soodsam, annaks parema tulemuse ja isegi mõnikord vastupidi. Ja uurijad pakuvad sellele tegelikult päris nutika vastuse, mille peale ma ise ei oleks esimese hooga tulnudki. Aga asi on selles, et taimset valku on meil raskem omastada ja kõrgemas vanuses on see veelgi keerulisem ja ka on taimsel valgul reeglina loomse valguga võrreldes mõnevõrra kehvem aminohappe profiil. Ja lisaks toovad nad välja, et taimedes on lihast enam fosforit ja kaaliumit, mis võivad eriti tõsise neeruhaiguse puhul suurendada hüperfosfateemia ja hüperkaleemia riski, ehk siis eesti keeles öeldes su veres tõuseb fosfaadi ja kaaliumi sisaldus liiga kõrgeks ja see hakkab neerudele probleeme valmistama. Ja mõned
Märkused sellest viimasest teadustööst. Esiteks uuriti valgu tarbimise mõju mõõduka ja keskmise tasemega neerutõve patsientidele ja tulemust ei saa laiendada neile, kellel on neerutõbi edasi arenenud keskmisest tasemest raskemaks. Teiseks, suures osas ei olnud teada, kas katses osalevatel inimestel oli ka arsti poolt krooniline neerutõbi otseselt diagnoositud, sest nad lahterdati neerutõbiste hulka, lähtudes sellistest proovitulemustest nagu hinnanguline glomerulaarfiltratsioon ja albumiini tase uriinis. Glomerulaarfiltratsioon on selline sõna, mida tasub kasutada siis, kui sa tahad vaadata, et kas sa äkki ühe pitsi liiga palju võtnud, et kui sa selle suudad välja hääldada, siis ei ole veel midagi hullu. See on umbes samal tasemel sõna nagu association või Massachusetts. Okei, teema juurde tagasi. Mõlemad on adekvaatsed näitajad, mida neerude tervist jälgides kasutatakse, aga ainult ühe näitaja põhjal ei saa diagnoosi panna ja antud juhul ei saa me siis ka olla 100% kindlad, kui suurel osal jälgitutest olid need näidud paigast ära ajutiselt ja kui paljudel lõplikult. Näiteks glomerulaarfiltratsiooni näitaja võib olla kõrge, kui sa tarvitad toidulisandina kreatiini ja albumiini tase võib olla kõrge näiteks siis, kui sul on vedeliku puudus. Samas, antud juhul ma seda näitude teemat nagu väga oluliseks ei pea, sest keskmiselt oli meil siiski tegemist eakate inimestega, kellel olid selgelt ajutised või siis pikemaajalised probleemid neerude normaalse funktsioneerimisega. Ja kolmas probleem on see, et uuritud olid vanuses 60+, ent kui nende eakate neerud said korraliku valgu kogusega hakkama, siis on mul tegelikult väga raske välja pakkuda põhjust, miks ei peaks sellega hakkama saama nooremate inimeste neerud. Ja kokkuvõtteks, me saame teaduspõhiselt kinnitada, et väide, mille kohaselt on suure valgusisaldusega igapäevatoit meie neerudele kahjulik, on väga pikalt püsinud müüt ja see ei vasta tõele ei tervete neerudega inimeste puhul ega ka selliste inimeste puhul, kelle neerud on juba pisut või isegi keskmiselt haiged. Ja lisaks me saame nendest uuringutest välja lugeda, et eriti kõrgemas vanuses on ametlikult soovitatavast valgu tarbimise kogusest oluliselt kõrgem valgu tarbimise tase äärmiselt oluline ja sellel on väga suur tervisepluss. Jõusaalis näeme!